Tänasel kiriku sünnipäeval siis mängin ühe toreda Eesti rahvaviisi, julgelt 120 aastat vana. Ma arvan, et algselt ta võis olla vast ikka Labajala valss, aga kuna see inimene oli vanem inimene, kes mängis seda, siis ta kõlab nagu polka masurka. Et I rüppas on loo pealkiri. Ja just siin Hansapäevadel just natuke aega tagasi oma õpilastega mängisime seda Hansa laval seal linnavalitsuses. Lugemine apostlite tegude raamatust 2. peatükist. Kui 4 pühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nemad istusid. Ja nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkima. Jeruusalemmas oli aga elamas juute, vagasid mehi kõigi rahvaste keskel, kes on taeval. Kui nüüd see hääl kostis, tuli kokku nende kogukond ja kõiki valdas hämmastus, sest igaüks kuulis räägitavat oma muret. Nad jahtusid ja panid imeks öeldes, ennäe, eks need kõik, kes räägivad, ole ju galilealased. Kuidas siis meist igaüks kuuleb oma sünnimaa muret? Meie partlased ja meellased ja eelamlased ja kes me elame Mesopotaamia, Juuda ja Kapakotoonia maal, Pontuses ja Aasias, Früügias ja Famküülias, Egiptuses ja Liibamaades, Kürenee pool, ja siia elama asunud roomlased, juudid ja nende usku pöördunud kreetlased ja araablased. Kuidas me kuuleme räägitavat meie endi keeles Jumala suuri asju? Nad kõik olid jahtunud ja kahe vahel ning ütlesid üksteisele, mis see küll peab olema. Mõned aga ütlesid pilgates, nad on täis magusat veini. See on Jumala sõna. Tänu Jumalale.